Täna ja nii mõnus, loodan, et on olnud selline mõnus puhkus sul ka vahepeal, et said perega tšillida ja mõnusalt nautida sellist vihma ja värskendust ja natukene ka päikest. Ja täna on meil selline äge teema laivis nagu müük ja kes minuga on rohkem kokku puutunud, siis teavad, et see müügiteema mind hästi kõnetab. Alati mulle meeldib sellest rääkida ja miks mulle meeldib müügist nii palju rääkida, on sellepärast, et ettevõtluses väga suur osa ongi müük. Sellepärast, et kui meil müüki ei ole, siis ei ole ju ka kliente, kui ei ole kliente, siis ei ole käivet ja kui ei ole käivet, siis ei ole ka ettevõtet. Nii et selles mõttes müügist saab kõik alguse. Aga hästi tihti mulle tundub, et me üritame selle müügi hästi keeruliseks teha. Need 20 aastat, mis ma olen müügis aktiivselt olnud ja näinud kõrvalt siis müügiinimesi ja ise teinud müüki, siis tundub, et seda müüki võib nagu lõputult käsitleda. Mul on endal müügiraamatuid on ju nii palju, aga tegelikult müük vastab sellisele 4 lihtsale küsimusele. Ja kui sa sellele vastata oskad, siis on juba väga-väga palju asju tehtud ja väga hästi, nii et müük tegelikult ei ole keeruline, pigem ei tasu seda endale väga keeruliseks mõelda. Ja selline kontseptsioon, mis ma olen enda jaoks loonud, mis minu jaoks hästi palju lihtsustab ja saanud ka palju positiivset tagasisidet nendelt, kellele ma seda jaganud olen, on selline kontseptsioon nagu KMK, KMMK ehk võib siis öelda, kuidas ma müüma kukkusin, aga tegelikult tähendab see siis seda, et kellele ma müün, siis ehk siis kellele ma müün, siis mida ma müün, miks ma müün ja kuidas. Ehk siis 4 sellist lihtsat küsimust, millele me peaksime alati vastust teadma. Ehk siis kellele, mida, miks ja kuidas. Ja hea ikkagi alustada alati sellest, et kellele ma müün, ehk siis kes see minu sihtgrupp on, sellepärast et kui ma ei tea täpselt, kellele ma müün, siis su müügisõnum läheb nii laiaks ja siis me ise ka lõpuks ei saa enam aru, et kellele me peaksime midagi suunama ja kui me teeme reklaame, siis see on praktiliselt võimatu tabada nagu õiget sihtrühma. Ja samamoodi see reklaam on ka ju see, et kui me räägime inimestega, kui me Instagramis postitame või Facebookis või kus iganes, et kuidas me ka enda postitusi sõnastame ja kirjutame, see kõik algab sellest, et kellele me tegelikult seda sõnumit suuname. Nii et alati müügis me peaksime teadma, et kellele. Ja järgmine asi on see, et mida ma müün. Ehk siis mida ma päriselt müün ja tihti me arvame, et me müüme mingit toodet või teenust, aga tegelikkuses, mida me müüme, on ikkagi ja mida inimesed ostavad, on see emotsioon ja tulemus ja muutus. Ehk siis, mis on see muutus, mida sa lood või see emotsioon, mida sa lood, on ju. Et no näiteks sisekujundaja Kristi vaatab siin minu maailma kõige lahedam sisekujundaja, kes on mind nii mega palju aidanud ja keda ma 2 käel soovitan. Siis mida on ju Kristi müüb, on seda, et ma lähen oma koju ja ma tunnen ennast hästi ja ma tunnen ennast hubaselt ja ma tunnen ennast, et see on see minu place, see on see minu nagu akupank, mis mind laeb ja ma tahan, siin on nii mõnus olla, et ma ei taha siit kusagile isegi ära minna, onju. Ehk siis, mida me müüme? Ehk siis ei ole näiteks sisekujundus, vaid see on see tunne, et mul on nagu selline kodu, kuhu ma rõõmuga kutsun sõpru külla ja kus ma ise ja mu pere tunneb ennast ülihästi. Mis on see, mida sina müüd? Mis on see emotsioon, mis on see tunne, mida inimene siis saab sellest, kui ta sinu teenust kasutab või toodet ostab? Et siis kellele, mida ja miks. Ja miks on nüüd selline huvitav küsimus, et loomulikult me peame teadma, et miks on see toode kliendile oluline, aga see on rohkem see eelmine punkt on ju, et mida, aga tegelikult on ka hästi oluline see, et miks mina seda teen, et mis see mulle annab, ehk siis see minu missioon.
ja no näiteks, miks just ettevõtjatest emad siis on minu sihtgrupp ja miks just see coaching ja koolitused, lihtsalt sellepärast näiteks, et ma ise tean, kui keeruline on edu saavutada, kui tegelikult on nagu peas segadus, ei ole süsteemi, ei ole selgust, et mida ma tahan, miks ma tahan ja kuhu ma liigun. Ehk siis mind näiteks need ettevõtjatest emad kõnetavad, nad mulle meeldivad, sest nad teevad midagi laste kõrvalt ja nad pakuvad maailmale väärtust. Ja ma ise olen olnud selles situatsioonis, kus on nagu keeruline ja ma tean, kui palju coaching ja koolitused on mind edasi aidanud, on ju. Ehk siis miks ma teen seda, mida ma teen? Sellepärast, et kui meil endal ei ole seda miks'i seal taga, siis mida me teeme, sellel ei ole sellist ka energiat õiget ja vibe'i. Ja inimesed tegelikult tunnetavad selle mega hästi ära, et kas me teeme midagi lihtsalt raha pärast, sest ma nägin kuskil seda äriideed ja tundus päris hea, tundus, et on võimalik raha teenida, või me teeme seda hingega ja me teeme sellepärast, et me päriselt tahame seda enda sihtgruppi just aidata ja me usume ka enda tootesse ja teenusesse, et just see saab nende elu nagu nii palju mõnusamaks teha. Ehk siis miks me teeme müüki ja miks me teeme seda oma äri, mis tegelikult on ikkagi hästi paljus ka on ju seotud. Ja viimane küsimus on siis kuidas, et kuidas me midagi müüme ja meile endale võiks olla hästi selge, et kuidas see klient peaks siis meieni jõudma, mis teed pidi. Ja see on jälle üks selline viga, mis ma näen, et inimesed teevad, et nad vaatavad, kuidas teised müüvad ja mõtlevad, et ma pean tegema täpselt samamoodi. Sest me oleme väga erinevad, väga unikaalsed, iga inimene on täiesti erinev. Ehk siis, kui me püüame asju teha täpselt nii, nagu teised seda teevad, siis see ei pruugi üldsegi töötada või see kukub väga veidralt või imelikult välja. Vahest on ka näha näiteks, ma ise märgan Instagramis on ju mingi trend jälle, mis tuleb ja inimesed üritavad selle trendiga kaasa minna. Aga mõne inimese puhul see kukub nagu üliveidralt välja ja sa näed, et see ei ole üldse nagu temalik. Ja see ei tõmba inimesi ka loomulikult ostma. Aga ei ole ühte viisi, kuidas teha müüki hästi. Tegelikult neid viise on väga palju erinevaid. Oluline on lihtsalt see, et sa kuulad iseennast ja tunnetad ja mõtled, mis minu puhul on toiminud, kuidas kliendid siiani on minuni jõudnud. Et mis kanaleid pidi, mis soovitusi mis soovitused on töötanud, võib-olla ma saan soovituste kaudu kuidagi rohkem neid kliente suunata enda poole liikuma ja aktiveerida. Või võib-olla see ongi selline massiturundus, mis sinu puhul väga-väga hästi toimib. Ja siis küta seda, et oluline on see, et sa leiad selle viisi, mis on päriselt sulle omane. Ja ta alguses loomulikult ei pea olema mega mugav teha ja võib-olla sa ei oska seda hästi teha, aga ikkagi mingil määral sa nagu tunned, et see toob tulemust ja sulle meeldib selle kohta ka õppida juurde. Ja mida rohkem sa õpid ja uurid, seda paremaks sa loomulikult selles ka saad, nii et vahet pole, mis tee sa nagu valid nii-öelda selleks, et kuidas kliente endani tuua, siis sa tegelikult saad nagunii selles kogu aeg paremaks. Üks viis paremaks saada ongi siis see, et võtta koolitusi ja lugeda ja uurida ja ChatGPT loomulikult saab meid aidata ja neid võimalusi on väga palju. Aga hästi oluline on ka lihtsalt see tähelepanu. Et sa lihtsalt paned neid väikseid asju tähele, mis töötab, mis ei tööta, kirjutad üles ja proovid iga kord nagu natukene paremini teha. Nii et ja müügi puhul loomulikult on ka hästi oluline hoida häälestust nagu kõige puhul, et see, et õiged inimesed jõuavad minuni alati õigel hetkel ja et minu kliendid on alati hästi toredad, hästi ägedad. Neile meeldib see, mis ma teen. Ma suudan neile pakkuda parimat võimalikku toodet, võimalikku teenust ja kogu aeg kuulata ka oma klienti, et mida tema meile räägib. Ja sellest tulenevalt me saame ka oma toodet-teenust kogu aeg paremaks ja paremaks. Nii et müügioskus on hästi palju lihtsalt selline tähelepanu ja tähelepanu pisidetailidele, mis tavaolukorras võib-olla võiks jääda tähelepanuta.
Aga 4 küsimust, millele peab teadma vastust selleks, et oma teenust või toodet edukalt turundada. Ehk siis kõmp, kellele ma müün ja kes on see minu sihtgrupp, kes on need inimesed, kellega ma tahan töötada, naudin töötada, kes minu teenusest kõige rohkem kasu saavad, kes need on. Ja kui tundub, et see läheb hästi laiali, siis see võib olla ka see, et millise mindset'iga need inimesed on. Mis tüüpi need inimesed on, see ei pea alati olema, et see naine 36 vanus, 2 last ja elab Harjumaal, onju. aga kuidagi kitsendada, et mis, missugused need inimesed on ju. Aga mida kitsamalt sa tead, öeldakse, et riches are in the niches ehk siis mida kitsamalt sa oma sihtgruppi tead, seda lihtsam on sul nagu suunata nendele ka turundust, aga loomulikult arvesta, et kas sa teed oma asja eesti keeles või inglise keeles ja ikkagi 1 000 000 inimest maailmas võiks nagu sihtgrupp olla, onju. Aga jah, et kes on see sihtgrupp, kellele, mida, siis mis on see toode, mitte lihtsalt, mis on see toode või teenus, aga mis on see kasu, mida inimene saab, sest see on see, mida me tegelikult müüme. Et ega me arsti juurde ei lähe ka rohtu, on ju, saama. Me lähme saama head enesetunnet ja energiat ja tervist. Ehk siis, mis on see, mis me päriselt müüme ja mida see inimene siis kõige rohkem saab, kui ta meie teenust või toodet kasutab, et seda me peame väga-väga selgelt teadma. Siis äh, miks, miks ma seda teen? Miks see on oluline? Miks see mulle meeldib? Ja see on väga okei, kui vahest see miks nagu kaob, siis tuleb lihtsalt võtta aega ja leida see tagasi enda jaoks, see vibe tagasi. Ilma selleta jällegi inimesi nagu ligi tõmmata on väga-väga keeruline, aga lihtsalt, et kuidas ma saan tõmmata ligi seda vibe'i uuesti endale. Et selleks ma pean teadma, miks ma teen ja soovitan ka üles kirjutada ja aeg-ajalt lugeda, mõelda selle peale, et see peab olema kogu aeg hästi tugevalt enda sees olemas. Ja kuidas siis mina just enda klientideni jõuan ja nagu ma ütlesin, see ei pea olema üks viis, see ei pea olema see, mida kõik teised teevad. See on lihtsalt see, mis on sinulik, mis sulle töötab ja sulle toimib, aga kui sa seda tead, siis sa jällegi oskad seda veel paremini teha ja ära kasutada ja oma mindset'iga tõmbad ka inimesi just seda kanalit pidi veel rohkem ligi. Nii et mina, nagu ma siin juba mainisin, usun hästi palju ikkagi seda mindset'i, enda häälestust ja mida selgem meil see teekond on, kuidas need inimesed peaksid meieni jõudma, seda lihtsam on meil seda õiget häälestust ka hoida. Nii et 4 küsimust. Mida või kellele, mida, miks ja kuidas, vahet pole siis, mis järjekorras sa neid endalt küsid. Aga kui sul on praegu 10 minutit, siis peale laivi lõppu pane kohe enda jaoks need asjad kirja. 10 minutiga on sul väga palju suurem selgus ja sa saad aru, mida sa teed, miks sa teed ja kuidas sa teed. Ja kommenteeri ka, pane kommentaaridesse, mis sul sellest siis välja tuli, mis avastusi sa leidsid. Et seda on hästi alati äge ja põnev lugeda. Nii et mõnusat mõtisklemist ja anna siis märku, mida sa enda jaoks avastasid. Ja räägime, kohtume varsti. Naudi suve, vahet pole, kas sajab vihma või on päike. Tegelikult vihm puhastab ka hinge ja on väga tore. Nii et naudime vihma, naudime päikest ja naudime lihtsalt seda mõnusat suve vaibi ja rohelust. Tšau!